Head kaasvõitlejad, ma olen väga uhke selle üle, et mind siia täna sõnavõtuks kutsuti ja ma nägin ise esimest korda Tiit Madissoni väga väärikas kohas ja väärikal ajal. Nimelt täpselt 33 aastat tagasi siinsamas Hirvepargis. Hirvepargi siis esimesel miitingul 1987. aastal. Aga ma nägin teda sealt ülevalt rinnakese pealt ja sellepärast, et seal olid, sinna kogunesid sellised natukene kartlikumad kodanikud nagu ka mina, kes oleksid siis saanud selle arreteerimise korral öelda umbes nii, et nad on juhuslikult siia sattunud. Aga loomulikult oli Tiit Madisson minust ja on ka praegu mitu kraadi julgem. Aga sellest hoolimata oli ka isegi seal rinnakise taga osalemine oli üks julgustükk. Nüüd, kui me täna vaatame näiteks presidendi vastuvõttu, kuhu siis Tiit Madissoni ei ole kutsutud iseseisvuse taastamise vastuvõtule ja ma oletan, et kui teda oleks kutsutud, et siis ta ka ei läheks sinna. Sellepärast, et seal iseseisvuse taastamise aastapäeva pidustustel, riiklikel pidustustel osalevad isegi mitte minusugused, vaid osalevad ja domineerivad need, kellel ei ole üleüldse Eesti iseseisvusest sooja ega külma. Või kui midagi on, et siis pigem ikkagi külma. Ehkki ja nad samal ajal siis naudivad neid samu vabadusi, mida siis Tiit Madisson ja teised temasugused meile on siis kõikidele välja võidelnud. Tiit Madisson väärib tohutut lugupidamist oma isikliku julguse eest, aga temast kehastub siis tegelikult terve Eesti okupatsioonirežiimile vastupanu võitlemise vaim. Ka tänase tänumedaliga me kindlasti vääristame ka kõiki neid, kes siis okupatsioonirežiimile vastu panid ja lõpuks okupatsioonirežiimi võitsid. Ja nii kaua, kui meie seas on Tiit Madissoni suguseid ja ka neid, kes teda väärtustavad, et nii kaua on meil kõik hästi. Hoolimata sellest, kes parasjagu seal Kadrioru või Toompea või ka Brüsseli võimukoridorides meid valitseda püüavad. Elagu vaba Eesti!